Tere kõigile! Järjekordne nädal on läbi ja võib-olla see nädal oli selline, kus me hakkasime juba harjuma eriolukorraga. Hakkasime harjuma sellega, et meie liikumine on piiratud, et me ei saa käia väljas ja poes ja meelelahutusasutustes nii, nagu me tahaksime. Aga see oli ka kurb nädal. Lisandus inimesi, kes surid koronaviiruse läbi ja kõik märgid näitavad, et see epideemia ei ole veel läbi. Tööalaselt oli Euroopa Parlamendile möödunud nädal rohkem komisjonide ja fraktsioonide nõupidamise nädal. Nendes komisjonides, kus mina olen, olid peamisteks teemadeks Euroopa Liidu solidaarsus ja mitte umbmäärase sõnana, vaid Euroopa Liidu solidaarsus selles mõttes, kuidas me aitame üksteist, et selle kriisiga hakkama saada, sellest kriisist välja tulla, millised saavad olema meetmed. Esimene pakett võeti vastu Euroopa Parlamendi poolt, aga palju tööd on veel ees. Samuti räägiti solidaarsusest migratsioonikriisi mõttes, sest Türgi pani piiri Kreekaga kinni ja asüülitaotlejad on ikka Kreekas laagrites tingimustes, mis kohe kindlasti ei välista pandeemia levikut ja seetõttu tegelikult selle olukorraga seal ei saa rahul olla. Aga solidaarsusele kutsuti Euroopa Liidu liikmesriiki üles vastu võtma vanemateta alaealisi lapsi. Neid on praegu laagrites üle 2000. 9 või 10 riiki on andnud oma nõusoleku võtta neid lapsi vastu. Nende seas mitte ainult Lääne-Euroopa riigid, vaid ka näiteks Leedu ja Horvaatia. Ja tegelikult ma tahaksin väga näha ka Eesti Vabariigi valitsust ja Eesti riiki nende riikide seas, kes näitavad kriisi ajal üles solidaarsust ja võtavad vastu lapsed, kes on praegu põgenikelaagris ilma oma vanemateta, selleks, et lapsed saaksid pöörduda normaalsesse ellu nii palju, kui see neil võimalik on, alustada õpinguid, leida hoolde või kasuperekonnad, tulla tagasi normaalse elu juurde. Palju räägiti Ungarist, Orbani viimastest reformidest ja siin on Euroopa Liit üheselt Orbani käitumise hukka mõistnud, aga tõstatas ka küsimuse sellest, et kriisi möödudes peab üle vaatama ka need meetmed, mida riigid eriolukorra kehtestamiseks ette on võtnud, et need oleksid ikkagi ainult eriolukorraga hakkama saamiseks ja mitte pikemaks kehtestamiseks. Selliste meetmete alla kuulub näiteks privaatsus. Praegu teevad paljud valitsused koostööd mobiilioperaatoritega, et selgitada välja inimeste liikumist. Siiamaani teame me, et need andmed, mida riik saab, on isikustamata. Ehk mobiilinumbrit ei saa kokku viia inimesega. Andmeid töötlevad mobiilioperaatorid, aga see tuletas veel kord meelde, kui oluline on privaatsus. Ja minul oli möödunud nädal ka häirekeskuse infotelefonile 1247 vastamise nädal. Olen teinud seal mitu pikka tööpäeva, mitu pikka vahetust, vastanud ma arvan 200 küsimusele ja tegelikult muidugi pabistasin hullult. Aga need küsimused, mida inimesed esitavad, on hästi inimlikud. Mõned tahavad kinnitust sellele, et nad käituvad õigesti, teised tahavad saada teada praktilist informatsiooni, kas see millal tohib minna Lätti, Soome, Saaremaale või Hiiumaale. Mõned räägivad maskide valmistamisest, mõned räägivad desinfitseerimisvahenditest. Nii et see on olnud mulle väga-väga õpetlik ja tegelikult ma olen väga uhke selle üle, et Naiskodukaitse läks häirekeskusele appi ja koos häirekeskusega saame me võtta praegu vähemaks neid kõnesid, mis läheksid telefonile 112. Ja paistab, et meie telefoninumbrit 1247 teatakse päris hästi, sest kõnesid on palju ja vabatahtlikud jätkavad oma tööd kuni eriolukorra lõpuni. Mina ka, nii et kui meil on ülestõusmispühad, on mul järgmised 2 vahetust, nii et ei saa välistada, et kui helistate telefonile 1247, vastan sellele mina. Aga ma tahaksin kõigile soovida ilusaid lähenevaid ülestõusmispühasid. Need saavad olema väga palju teistsugused pühad. Ilmselt perekonnad ei saa kokku, need, kes on harjunud käima jumalateenistusel, ei saa jumalateenistusele minna. Aga ikkagi on need pühad, kus tasub mõelda, veel kord aeg maha võtta, saada kokku nende vähestega, kellega saab kokku saada. No ja lõppude lõpuks tekitada meiliring või WhatsAppi ring või Skype'i ring või telefoniring ja suhelda oma endale kallite inimestega. Nii et peame vastu ilusat nädalat kõigile ja ilusaid saabuvaid ülestõusmispühasid.